kõva häälega. Siis aitab. Mina tahan pulma ikkagi, sealt pikk laud, jutud, värgid. 4 kordust ja siis tuleme alla tagasi, läheb kergemaks aga minema. See on ikka halb märk tavaliselt. See tähendab, et ta tunneb ikkagi muret oma siis kaasa pärast. Ma arvan, et see on hea märk pigem. Vaata, kuidas üks on negatiivne, teine on positiivne. Kuidas me näeme ühte sama asja? Üks, 2, väga edukalt. 3 ja julgestame ja üks veel, Mihkel. Ja väga hea. Nii, maha 15 kumbagi poolt, poisid. Ja Mihkel, 6 kordust, kergemaks. Ei, jah, see on sööndusseeriad. Ja nüüd hakkab minema kergemaks, iga seeriga. Ei, ma nagu ikka kujutan. Nii, Mihkel. Uhkus lõppeb, magama ei tulnud, kodus magad ja töötame. 1 kuni suutlikkuseni. Tuleb, 10 ära, poisid ergutame, ka me magama. 7. Tuleb. 6, väga hea, super, aplaus, aplaudismendi. Mees on teeninud välja, vaata, kus püsti, rahu, ära kiirusta püsti, tuleb vahest, aga nii, vahest siis ka pildi ära. Rahu, Mihkel, see oli teine harjutus, jah. No ma vaatan selle järgi, kui reipalt Mihkel ennast üleval peab, et noh. Ei, Mihkel mäletab, kas ütlesid see väikse sõidautad ja saad jalgadega üle. Nii, meiega on vahepeal veel liitunud mehi, ma saan aru, jah, just. Mõnus oli Mihkel. Kuidas on nüüd kommentaar peale teist sellist soendusharjutust, ma ütleks, põhiharjutusteni me alles jõuame, ma juba sulle luban. Sa enam sellist väga vaimustust üles ei näita, ma vaatan oma järjekordses intervjuus. Alguses oli või? No esimeses oli okei, täitsa juttu tuli, aga nüüd on nagu jutt täitsa ära. Haigus on täis ikka. Okei. Siis me tõmbame koormust tagasi natukese. Olete nagu nõus? Ma olen kuulnud ikka nädal aega oli voodirežiim. Selge, võtame rahulikult, laseme pulsi maha, Mihkel, lase pulsi maha praegu. Nii, siin me nüüd oleme siis peale teist harjutust. Oli kunagi tore inimene. Kurat, ei, ma tahaks kauga pikutada, see tundub nii mõnus. Aga ma ei pikuta. Ja, laseme rahulikult pulsi maha, näitame sallivust ülesse. Kuule, ole vaim. Ma ei saa, mul on ikka kitsalt lõige seal kui praegu. Näed. Naeris, see tähendab, eluvaim tuleb tagasi. Eluvaim on sees. Üks sõna, sõbrad, palusid, et kui tahad loobuda, siis ütle kõuts ja pidu on läbi. Pidu on läbi. See on oluline, oleks selline... Ei, nagu elu hetken ju. See on nagu elu kõve, vaata, raskemad ajad on kergemad ajad. Siin on ainult raske, ma saan aru. Mina ei tea, kas nüüd ülessaamiseks peab strippari siia kutsuma või? Jaa, aga sellest ülessaamist on vähe kasu. Kark on alla vaja saada. On rohe. Elad on sirgu nagu näete. Ei, aga nii see asi käib. Nüüd võib-olla... Ei, lätsid lõbused välja, minu arust on nagu okei. Veres on vaja, et ilusti mähtamale tulnud. Miks ta siin lebab, siis ma võtame kiirelt. Nagu näete, pilt on tulnud ette tagasi, Mihkel on tegutsemisvalmis, et natukene, ütleme seda disbalanssi korrigeerida, siis me laseme natuke tagaosale ka vaheldust. Vähe rahulikumat asja. Aga nagu te näete, Mihkel praegu ise reguleerib sealt raskusi, ise laksab juurde. Näete, kui see elu isu on mehel tagasi. See tundub küll nii, sest jõu ülejääk oli siin alguses, oli ka ilmne, jalad lendasid sealt lahti, meeled. Korraks naha äkki lõhub masina ära. Nii, aga seltskond on jätkuvalt lõbus, jätkuvalt ergutab. Läheb, go. Nii, aga keegi võiks nüüd aidata vahetada tal seda kaalupakki. Ma arvan, üks allapoole, siis üles tagasi, siis on nagu mõnus. Seda abi ikka saab. Ma ei ole istunud, aga vaatan. Nii, Mihkel, töötame nüüd. Magama ei tulnud. 3. Palju meil on 90 kilo? Seal on naelad, 2,2 jagad. Palju kordi siin peaks tulema? 10, aga... Ei tule nii palju. Kui me võtame 6 peale maha, nüüd raskust on palju. Siin on ühe võlgu praegu veel. Noh, lihtsalt ma ütlen. Ei, see tuli ära. Tasa. Paneme natuke edasi. Liigume juba allapoole tagasi. Mihkel on elus, nagu näete, ta töötab nagu tori tõu hobune. 6 on praegu. Palju kordi see on? 8, küll. Nii, 8 jätkame, 50 peale 8 jätkame. Ei, silm puhkab midagi. Kuule,
mis saab olla reede õhtu mõnusamalt kui siuke kilomeetri. Mul mõned mõtted on, aga see on ka okei. Kurat nüüd praegu no aga nüüd sa saad paremini aru, mida ma vabatahtlikult iga päev 22 aastat järjest olen teinud. Sa saad aru nüüd või? Ei, siiamaani ka. Ei saa, siiamaani. Nii, aga noh, poiss töötab. Väga hea. Tee mõned veel. Ja ronisime nabani vette ja olime 13 tundi. No minu jaoks oli ikka surm oli ligi. Need meeldisid arugi. On ju, ma tegin kõik asjad kaasa, pärast oli nädal aega pikka. Et noh, et seal on, kõik asjad olid. Käed olid valusad, selg oli jumal läbi. Kõik asjad, rääkimata sellest, et üldse ei tahtnud enam ammu. Tehnika oli vale tähendab. Ja kogu aeg mõtlesin, et jumala eest, kui ma nüüd siia kukun, siis ma sinna jään. No. Et kõik teised olid kilomeetrid. Samal ajal Mihkel oli üldse vaimustusesse jutus. Vees oli külm, aga väljas oli veel külmem. Vennad on juba hästi. Vaene Mihkel on siin, nagu üldse ei tee välja. Ma küsin, olles toonud paralleeli, et kas jõusaali keskkonnas muidu põhimõtteliselt on ka ikkagi väike siuke ülepingutuse oht on olemas või? No mitte väike, aga päris suur. Me mängime praegu siin, ütleme, nööri peal. Me oleme nagu nööri peal praegu, see on nagu elu ja surma vahel. Pigem sinna surma poole. Mihkel, on ta kogu aeg nii vaikne, sõbrad? Niimoodi pea maas käib teil kogu aeg ringi või? Suurt juttu räägib, aga tasaseks jäänud. Kuidagi maa ligi kisub, ma ei tea, me ei ole nagu rangemat midagi andnud, aga järjest kuradi rohkem gravitatsioon mängib. See on jooga selles. Ei no näiteks ikkagi, toon näited, kui me läheks praegu maratoni jooksma, siis me saaks kõik surma paugust. Et noh, selles mõttes ei maksta võib-olla. Kuule, aga me oleks võinud sulle trummika kaasa võtta, oleks põrisma pannud, oleks vähe mussi midagi ei tule, sest tausta pole. Sa võid rütmi lüüa. Näitame seda videot viisil alles pulmas, äkki ta tühistab mu kutse. Mis te tegite? Kuule, aga teeme niimoodi, et praegu võta mingi 3-4 lausega kokku, kuidas sa ennast tunned? Sitati. Mida see on? Hästi. Ei kuule. Sitasti. Abielu on alla sees. Mul on üks väike sõnum ka kõigile, ütleme naistele, kes tahavad oma mehi karistada, tellige neile selline treening karistuseks, kui nad on, võib-olla isegi mitte enne abiellumist alati, aga võib-olla kui nad on mingi lollusega hakkama saanud, et saatke kiiviku juurde trenni, näete. Vaadake, ta kahetseb elu lõpuni, ta ei taha enam elu sees millegi vastu kodus eksida. Nii, oota, korraks analüüsime. Nii, me oleme siin, me võtame praegu rahulikult. Ma arvan, et vormis kohe peale seda ma tean. sa olid väga heas vormis, tegelikult Mihklile me praegu otsustasime, ma arvan, et kolleegium minuga nõustub, et Mihkel näitas, mis sisu on ja ta võitles lõpuni, ta ei andnud alla, ta ei hakanud ütlema, ärge palun tehke, poisid, ärge. Ei, me andsime. Ja ta lihtsalt vilistas selle peale. Ta vilistas, ei kõlanud ühtegi kõutsi Mihkel. Selles mõttes me võime küll öelda suurte tähtsime kirjutada seina peale, et allaandjaga tegu ei ole. Ei ole. Ta räägib, väga hea, ta on tagasi, Mihkel on tagasi. Et kui praegu oli pool trenni, siis ma võtaksin selle teise poole mingi teine päev ära. Ei, see on ühe lasuga püss, kallis. Ja see on ühe lasuga püss. Ei, ütleme niimoodi, et sa saad nagu selle stiili näite said kätte, sa selle teise poole võid teha ise järgmised aastad iga 20 päeva. Ei, ta käibki vabatahtlikult, Mihkel, ma luban, et ma midagi keeran sulle veel peale, kui me teinekord, kui sa oled tervem ja kui sa tuled trenni, ma arvan, peale mesinädalaid või kunagi, kui lastakse jälle siia käima, siis ega ma ei tea, võib-olla te tulete ka naisega mesinädalaid siia Revalspordi veekeskusesse veetma, nädal aega Revalspordi veekeskuses. Sa kujutad ette, mis mesinädalad need oleks või? Naine oleks lapsu. Jah, Revalsport veekeskuses nädal aega mesinädalad. Kusjuures siin on hotell Bravo on siin kohe. Millise vaatega välinterrass. See on praegu tühi, see tähendab, siin on veel vabu kohti, ma näen. Tuleb. Nii et selline vahva koht on Revalsport koos hotell Bravo ja veekeskusega. Mihkel on elus pea tõuse, küsib, et kus kõuts on. Poisid, kus kõuts on? Olge me lahti. Ja ma räägin, ta on üsa-visa. Aga see ongi nagu kass, kes kukub jalgadele. Ega see ongi kõuts. On teema ju, kõuts samamoodi. Praegu meil ei ole jalgadele. Ei ole jalgadele, see oli paraki selili. See kass tuli paraki selili praegu. Esimene, kes kukub selili, jah.
ei no kuule, kui inimesel naljatöö on tagasi, tähendab, et me saime praegu õigel ajal jaole, taastan täna õhtul veel kambajem, ma ütlen poisid. Taastan kambajem. Aga mul on üks oluline asi ka, ma toon selle kohe ära, ma näitan Mihkel, mis mul selle varuks on. Nii, sõbrad, oleme me entris, jah? Jaa. Nii, treener ise, peatreener siin. Nii, Mihkel, meil on üle ülesand, tahad üles tulla? Oi, vaata, kus on elujõud. Elujõudu sees, Mihkel. Mul on sulle väikene selline meene omalt poolt kanda, selline pilt ja siin on väike pühendus ka juures ja meenutamaks meie tänast ühistrenni. No veel näed, Mihkel, abielu on nagu see kett. Ta on nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. Olgu sinu kett kõige tugevam. Ja parimate õnnesoovidega tšempionat. See on magamistoa... Aplaus, bravo! ja see ei ole nii, et sulle lihtsalt pisteti pikku, sa oled selle auga. Sa oled ära teeninud selle valanud higi. Pisaraid ka võimalik. Higi on nii palju silmas, me ei saa aru, kust maalt pisarad hakkavad, kui higi lõpeb. Ei, pisaraid siin ei olnud. Ei olnud. Siin ei olnud pisarad lõhna ka. Ei ole jutu mõistega. Mihkel, aga sulle igal juhul kannatlikkus selles asjas, sest olles ise juba 10. pulma aastapäevale lähenev härrasmees, palju õnne. Härrasmees, siis ütlen, et kannatust sitkust on seal vaja selles asjas ja ausalt teineteise mõistmist ja järeleandlikkust kohas, see tuleb ka kasuks. Ei ole paha tõesti. Võt, nii, aga siit Revalspordist me praegu hetkel lõpetame, aga nagu ma aru saan, see oli tänase õhtu selline esimene soendus etteaste. Hea, et ellu jäi. Ma ei kord tõsta, mis siin edasi saab hakkab, aga vahva õhtu seisab sul ees, nii et edu sulle. Okei, aitäh. Aitäh.